Nii, tere kõigile, kes on siia kohale tulnud ja tere kõigile, kes on meid kuulamas veebis ja ka neile, kes hiljem meid järele vaatavad. Enne kui me alustame Virumaa kolledži, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži õppekavade tutvustust, tahan ma jagada teiega mõningaid mõtteid. Just täna natuke paar tundi tagasi lõppes Tööstus 5.0 konverents, mis toimus Tartus ja ma tahaksin mõningad faktid teieni tuua, mis seal konverentsil välja toodi. Kõigepealt tsiteeriti akadeemik Tarmo Soomere sõnu. Kõrgharidus on selleks, et kasvatada kindla eriala inimesi. Kõrgharidus on alati poole põlvkonna jagu maas ühiskonna tegelikest vajadustest. Selle üle pole mõtet kurtagi. Tekib uus tootmine, uus lähenemine asjadele. Need, kes on saanud lähedasel erialal hariduse, õpivad kiiresti ümber. Ei ole võimalik ette näha, milline majandus, tööstus või mis iganes haru on 5 või 10 aasta pärast, suurema perspektiiviga, et seda ette õpetada. Kuldsed sõnad, ehk siis ja öeldi välja ka selline mõte, et kui inimene ei tea veel, mida ta võiks õppima minna, siis tegelikult on oluline valida baasteadused, tehnikateadused, selline haridus, mille peale tulevikus on võimalik ehitada üles oma elukestev õpe. Keskmine tööiga tänapäeval on kuskil 40 aastat. Ilmselgelt ei piisa sellest, kui te praegu õpite, olgu siis bakalaureuse või rakenduskõrghariduse alal 3 või 4 aastat, hiljem magistris 2 aastat. Me kõik peame olema valmis selleks, et me peame pidevalt juurde õppima ja ümber õppima. Ja mina Virumaa kolledži direktorina olen väga uhke selle üle, et Tehnikaülikoolis, sealhulgas Virumaa kolledžis, on võimalik õppida just selliseid erialasid, mille peale on võimalik ehitada tulevikukarjäär. Ja täna me tutvustame teile nii bakalaureuse õppekava, see on Virumaa kolledži esimene bakalaureuse õppekava, 3 rakenduskõrghariduse õppekava ja meie jaoks esmakordselt on meil vastuvõtt ka 3 magistriõppekavale. Mul oli väga hea meel, et seal konverentsil ka väga paljud teadsid meie õppekavasid, tulid küsima, see puudutas nii bakalaureuse õppekava, jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus, kui magistrikava, jätkusuutlik tööstus, aga ka kõiki teisi erialasid. Nii et kindlasti oleme me õigel teel ja kõik, kes valivad õppimise tehnika või tehnoloogia valdkonnas, saavad sinna peale tulevikus, nagu ma ütlesin, oma karjääri üles ehitada. Aga tänane korraldus ongi siis selline, et me alustame kõigepealt vastuvõtutingimustega, ehk kõik, kes meid kuulevad, saavad teada, missugused on üldse nõuded, missugused on tingimused, et asuda õppima Virumaa kolledžisse. Me keskendume täna just nimelt Virumaa kolledžis õpetatavatele erialadele. Ja seejärel tutvustame kõigepealt bakalaureuse õppekava, mis meil samuti on väga uus, väga põnev, väga huvipakkuv. Me ise rõõmustame väga, et Virumaa kolledži seinte vahel on võimalik õppida koostöös majandusteaduskonnaga väga põnevat eriala ja jällegi täna tuli jutuks, et jätkusuutlikkuse spetsialiste on ettevõtetel vaja. Neid otsitakse tikutulega, leitakse tegelikult inimesed, kellel puudub vastav haridus, kuid nad siis on ise vastavalt ümber õppinud. Ja alates siis sellest sügisest selliseid spetsialiste on võimalik koolitada ka Virumaa kolledžis.
Seejärel räägime meie 3 rakenduskõrghariduse õppekavast, mis kõik on läbinud uuenduskuuri. Kõikidel õppekavadel on sisse toodud rohe- ja digitehnoloogiate õppemoodul ja tegelikult ka mitmed teised muudatused, mis on väga populaarsed nii õppijate seas kui ka tööandjate seas, sest jällegi meie lõpetajad ei pane ennast kirja Töötukassasse, vaid neid võetakse tööle juba õpingute ajal, samal ajal ettevõtted toetavad nende tudengite õpingute lõpetamist. Ja nagu ma juba ütlesin, lõpetame siis magistriõppekavadega, kus siis me tutvustame 3 mõnda. 1 on täitsa uus õppekava, 2 on uuendatud õppekava. Nii, ja kutsungi siia siis meie vastuvõtu peaspetsialisti Katrin Kruut, kes tutvustab siis vastuvõtu tingimusi. Tere õhtust ja alustame siis vastuvõtu tingimustega. Pean ütlema, et vastuvõtt on juba alanud ning avaldusi saab esitada kuni 3. juulini kella 12-ni, ehk siis kui täna kuulates mõni eriala pakub huvi ja soovite juba avaldust esitada, siis see on täiesti võimalik ja avalduste esitamine toimub sellises portaalis nagu sais.ee ehk siis sisseastumise infosüsteem. Kõik asjad seoses vastuvõtuga käivad selle kaudu. Nii, ja siis vastuvõtu tingimustest. Bakalaureuse õppekavale jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Selle sisseastumistingimused on siis riigieksamid. Lai matemaatika või kui matemaatika riigieksam on sooritatud enne aastat 2014 või siis TalTechi matemaatikakatse. Ja teine eksam siis peab olema sooritatud eesti keel või eesti keelekirjand või eesti keel teise keelena. Siis nende riigieksamite tulemused peaksid olema matemaatikal vähemalt 50 punkti ning eesti keel, siis kui on eesti keele riigieksam tehtud, siis tulemus peaks olema vähemalt 50 punkti ning kui eesti keel teise keelena, siis 60 punkti. Nii, siin on siis sellised ka märkused selle õppekava juures, et kui õppima tuleku kinnitab vähem kui 30 sisseastujat, siis pakutakse madalamate riigieksami punktidega kandidaatidele õppekohti kuni piirarvu täitumiseni. Pingeria alusel, aga mitte rohkem kui 50% lävendi ületajate arvust. See tähendab, et näiteks kui 20 inimest on kinnitanud, kes on ületanud lävendi ja siis kohti veel on, siis 50%, see tähendab, et veel 10 inimesele, siis veel 10 inimest näiteks saab siis sisse astuda sellele kavale. Nii et seda tuleb arvestada ja siis seoses sellega selline ka märkus, et soovitame esitada avaldus ka siis, kui riigieksamite tulemused jäävad veidi alla lävendi, kuna siis, nagu ma juba ütlesin, et kohti võib üle jääda. Nii, nüüd siis rakenduskõrghariduse kavad. Neid on meil 3 ja need on arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia, teine on keemiatehnoloogia ning 3. masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. Nendele kõigile 3 õppekavale vastuvõtt toimub lõputunnistuse keskmise hinne alusel või laia matemaatika või matemaatika, mis oli sooritatud enne
2014. aastal või siis tehtud TalTech matemaatikakatse. Nii, siis lõputunnistuse keskmine hinne peaks olema vähemalt 3,8 punkti ja matemaatika tulemus peaks olema vähemalt 50 punkti. See on siis esimene vastuvõtutingimus, kui see on täidetud, siis kandidaat peab läbima ka teise sisseastumistingimuse ehk siis vestluse. Ja vestluse tulemus peaks olema vähemalt 5 punkti. Maksimum on 10 punkti. Nagu ma juba ütlesin, et vastuvõtt juba käib ja vestluste perioodid toimusid meil aprillis, see on juba möödas. Nüüd järgmised sisseastumiskatsed toimuvad järgmisel nädalal ja siis kolmas periood toimub juulis. Juhul, kui kandidaat registreerub, esitab avalduse kuni 10. maini keskpäevani, siis temal on võimalus tulla vestlusele juba järgmisel neljapäeval, 16. mail. Nii, ja siis kordan, et soovi korral on võimalik mais veel jõuda vestlusele, aga kui mitte, siis muidugi juulis toimuvad vestlused ja siis on ka võimalik seda läbida. Vestlust on võimalik läbida ainult üks kord. Nii, siin siis selline ka soovitus, kuidas valmistuda ette vestluseks. Kolledži kodulehel vastuvõtu alarubriigis iga eriala juures on siis koht, kus on vastuvõtu tingimused ning ma siin märkisin niimoodi, selline koht nagu vestluse tulemus vähemalt 5 punkti, see on interaktiivne link, kui te sinna klikite, siis avaneb vestluse info ehk siis kuidas hinnatakse ja millistest plokkidest ja kõige tähtsam teie jaoks, mis teemadest või küsimustest koosneb siis see vestlus, mida küsitakse ja kuidas selle alusel te saate siis juba mõningad asjad läbi mõelda ja ette valmistuda. Magistriõppe sisseastumistingimused on järgmised. Kordan, et siin on samamoodi, sisseastumine toimub, juba on alanud ja toimub 3. juuline keskpäevani, ehk siis aeg on üks ja sama. Nii, sellisel õppekaval nagu jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad on konkursi tingimused sellised, et peab olema kõrgharidus lähedasel erialal, seejärel tuleb esitada oma CV sinna SAIS-i ja peale seda siis tulla ka vestlusele. Ehk siis sellist nii-öelda 3 punkti. Kõrgharidus lähedasel erialal, CV ja vestlus. Antud õppekaval vestlused toimuvad ainult juulis. Õppekaval rohelised energiatehnoloogiad, konkursi tingimused siis on järgmised. Kõrgharidus peaks olema omandatud loodus- või tehnikateaduses, samamoodi tuleb lisada CV oma avaldusele SAIS-is ja siis tulla vestlusele. Sellel õppekaval vestlused toimuvad mais, järgmisel nädalal reedel ja siis ka juulis. Nii et kui on soov jõuda vestlusele järgmisel nädalal, siis avaldust peaks esitama juba sellel nädalal reedel ja kella 12. Nii, ja kolmas magistriõppekava kannab nimetuse jätkusuutlik tööstus ning siin on sama tingimus, et kõrgharidus peaks olema tehnika või IT valdkonnas. Lisada tuleb CV-avaldusele ja siis ka läbida vestluse. Siin on ka võimalik tulla vestlusele juba järgmisel nädalal või siis juulis. Ütlen veel nii palju, et iga avalduse juures siis, kui ta on korrektselt lõpuni esitatud, on avalduse staatus lubatud sisseastumiskatsele, välja arvatud bakalaureuse kava. Ja iga avalduse juures on konkreetne vestluse aeg.
ehk siis kandidaat tuleb mitte, ütleme, siis, kui ta arvab tulla näiteks mais või juulis, vaid vastavalt tema valikule näiteks sellel kuupäeval, sellel kellaajal tuleb kohale ilmuda. Nii, siin slaidile ma tõin ka näidet, milline on siis vestluse sisu ja kust seda leida. Samamoodi alarubriigis vastuvõtt ja iga eriala info juures on ka selline info, et vestluse sisu, ehk siis millest koosneb, milliseid küsimusi küsitakse ja neid teemasid võib siis ette valmistuda juba läbi töötada enne vestlusele tulekut. Nii, aga see on siis olulisem info, mida siis tuleb teada vastuvõtu tingimustest ja vastuvõtu graafikust ja kui on küsimusi, siis ma hea meelega nendele vastan. Nii, tere ka minu poolt, nagu Mare ka juba tutvustas, mina olen Helena Roseik, olen jätkusuutlike ettevõtluse ringmajanduse programmi juht ja tutvustan siis teile täna lähemalt seda õppekava. Ja kõigepealt siis Mare tegelikult enda sissejuhatus juba väga kenasti ka tõi välja, et see õppekava siis on väga suuresti tekkinud väga konkreetselt ka tööandjate vajadusest. Et meil on siis täna juba olemas väga suur nõudlus seoses ka Eesti Euroopa Liidu rohepöörde eesmärkide täitmisega ettevõtetes roheoskuste ja teadmistega spetsialistide järele. Ja väga suuresti siis just selle õppekava loomisel me oleme ka seda arvesse võtnud. Ja selle õppekava selline põhiline fookus ongi siis roheringmajanduse spetsialistide koolitamisel ja tegemist on väga ainulaadse õppekavaga just selles mõttes, et kui siiamaani on Eestis ja ka lähiregioonis saanud jätkusuutlikku ringmajandust pigem siis magistritasemel või täiendõppe vormis õppida, siis nüüd on tegelikult suurepärane võimalus tulla ja õppida seda juba bakalaureuse tasemel. Ja see õppekava ühendabki endas siis peamise, mida just praegu tööturul on rohepöörde valguses otsitakse, et meil on seal integreeritud teadmised nii majandusest, ettevõtlusest, tehnoloogiast ja loodusteadusest. Ning kogu selle õppekava väljatöötamisel me oleme siis teinud väga tihedat tööd ja koostööd tööandjatega ja lähtunud just nende tuleviku vajadustest ja ka juba siis praegustest vajadustest, et on võimalik siis saada endal teadusoskused, mida on kindlasti tulevikus ja ka juba praegu väga vaja. Ning selle õppekava õpiteekonna jooksul saab ka tudeng ise seda juhtida, et on siis võimalik ka valikaineid valida. Võib-olla siin ma märgiks ka ära, et Tehnikaülikool on siis ka rahvusvahelise välisülikoolide võrgustike Eurotech Engineering University liige ja tegelikult on võimalik ka sealt siis endale erinevaid aineid õppekava jooksul võtta. Ja mida see õppekava siis aitab mõista, et ta aitab mõista, kuidas keskkonnast tulenevate piirangute valguses organiseerida, planeerida, analüüsida, juhtida siis organisatsiooni üleminekut ressursi efektiivsemale ja jätkusuutlikumale majandustegevusele. Et mis see siis tähendab seda, et jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus ei ole selline kauge tuleviku teema ja ta ei ole ka ainult keskkonna küsimus, vaid tegelikult siis täna ka iga ettevõte peab oma äristrateegia loomisel juba mõtlema sellele, et kuidas ja mismoodi oma ärimudelit muuta, kuna see annab talle ka konkurentsieelise ja aitab kaasa ka jätkusuutlikule tulevikule. Ja täpselt seda, mis siis selle õppekava raames neid teadmisi ka edasi anname. Ja olemegi see õppekava ülesehitamisel lähtunud sellest, et inimene, kes siis tuleb õppima, ta saab võimalikult laiapõhjalised ettevõtlusteadmised ja oskused, samuti sellise tervikpildi ettevõtte äriprotsessidest, et ta on siis võimeline planeerima erinevaid ka turunduse, finantsarvestuse, rahanduse ja erinevaid tulemuslikke äritegevuse eesmärke seadma. Ja teiselt poolt
on siis võimalik arendada enda teadmisi ja praksisoskusi roheliste tehnoloogiate ja ringse majandusmudeli meetodite ja tööriistade rakendamiseks. Ja meil on siis selles õppekavas, just spetsiaalselt selle õppekava jaoks, välja arendatud väga palju siis uusi õppeaineid, mis siis just keskenduvad erinevatele jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadele, näiteks jätkusuutlike ärimudelite juhtimine, on võimalik õppida siis ka kestlikku aruandlust, mida ettevõtted tänapäeval väga vajavad, selliseid spetsialiste. Meil on olemas seal ained, mis just ringmajanduse fookusega, ringmajanduslik tootedisain, ressursside väärindamine, kuidas käsitleda ja nii-öelda jäätmed uuesti ringlusesse või taastöödelda. Nii et anname siis nagu ka selles plaanis väga vajalikud teadmised. Ja meil on siis õppekavas erinevad moodulid, nagu ikka on olemas siis üldõppemoodul, kus siis saadakse siis sellised baas ja nii-öelda üldised pädevused, et tekiks selline loogiline, struktureeritud, kriitiline mõtlemine. Ja siis on meil põhiõppemoodul, mis siis keskendubki just nimelt selle jätkusuutliku ettevõtluse ja ettevõtlusteadmiste ja baasteadmuste edasi andmisele, annab nagu baasi siis ka järgmisele eriõppe teemadele. Ja eriõppemoodul me siis käsitlemegi spetsiifilisemalt siis rohelise tehnoloogia ringmajanduse teemasid, kus siis õppeained keskenduvad sellele temaatikale. Ja võib-olla siis tasub ka äramärkimist, et selle õppekava puhul siis selle õppekava nagu lõpetamiseks on siis ei pea tegema siis bakalaureuse eksamit, bakalaureuse tööd, vaid see siis lõpeb ka lõpueksamiga, mis siis võib-olla ka ei ole nii tavapärane. Ja siia ma olen siis pannud ka selle õppekava struktuuri, kus on siis välja toodud sinistes kastides siis õppeained, need on siis kõik kohustuslikud õppeained, mis meil on siis üldõppes, kus siis on see majandusteooria ja majandust ja samuti see andmeanalüüsi ja digioskusi käsitlevad õppeained ja ka sissejuhatus siis ringmajandusse ja erialasse laiemalt, siis nendes hallides kastides on välja toodud siis põhiõppeained, mis siis keskenduvad suuresti just nendele ettevõtluspädevuste omandamisele ja nii-öelda sellise oranžis kastides on siis ringmajanduse ja roheliste tehnoloogia ehk eriõppe õppeained. Siin on mul siis toodud välja ka, et millised on need põhilised õpiväljundid, aga võib-olla siin ma isegi nii palju ei peatuks, kuna ma siis ka juba olen seda nagu välja toonud. Ja võib-olla siis veel kordan üle ka siis selle, et tegemist on siis majandusteaduskonna õppekavaga, mida me siis teeme koostöös Virumaa kolledžiga ja nagu ikka bakalaureuseõpe, et see kestab siis 3 aastat see õppe ja tegemist on siis ka päevasõppega, et seda tegelikult on ka mult juba küsitud vahest, et kas tegemist on päevase sessioonõppega, et siin siis tõesti et see on päevane õpe, et siis me eeldame, et ikkagi füüsiliselt ka on siis tudengid igapäevaselt meil kohal. Ja selline hea asi on ka, et see toimumiskoht on meil siis olemas õpperuumid ka lisaks siis Kohtla-Järvele Virumaa kolledžis ka nii-öelda Jõhvis, et Jõhvi kontserdimajas, nii et see õppetöö toimub siis kahes kohas. Ja tõenäoliselt kõige olulisem, mida küsitakse, et millised siis on need eriala tuleviku väljavaated, et igal juhul, nagu tegelikult ka juba Mare rääkis, et kordan uuesti üle, et just jätkusuutlikkuse teadmistega ja ringmajanduse teadustega inimesi on vaja, ehk tegelikult selle õppekava lõpetades on sul kindel töökoht, sul on kiire erialane karjäär pärast lõpetamist. Virumaa kolledž on tööstuspiirkonnas ja teeb väga palju koostööd just Virumaa ettevõtetega ja selle õppega väljatöötamisel me oleme nende ettevõtetega palju koostööd teinud ja nemad on ka näiteks Eesti Energia või VKG, kes on siis
väga valmis võtma ka neid tudengeid endale tööle. Ehk sa saad nagu selle õppekava lõpetades endale sellise unikaalse, täiesti uue kompetentsi komplekti, mida siis tööturul on kindlasti juba praegu ja tulevikus vaja. Ja sul on võimalus minna nende teadmistega erinevatesse sektoritesse, minna teenindusettevõtetesse, võid ka minna avalikku sektorisse tööle, liikuda edasi kesk- või tippjuhi positsioonile või alustada üldse karjääri ise oma äri tehes, nii et need võimalused on suured, et see annab sulle sellise hea laia baasi. Ja loomulikult on võimalik ka jätkata õpinguid siis magistri õppekavadel. Aga sellega ma siis lõpetan, et kui on küsimusi, et siis võite küsida. Nii, tere minu poolt ka. Mina olen Žanna Gratšova ja räägin teile meie õppekava rakendus, kõrghariduse õppekava, mille nimetus on arukad süsteemid ja rakendus infotehnoloogia. Ja see õppekava kuulub IKT valdkonda ehk toimub 3,5 aastat ehk 7 semestrit eesti keeles ja selles õppekavas on 2 peaerialat. Esimene, mis toimub Kohtla-Järvel, tarkvaraarendus ja digilahendused. Ja teine meie õppekava peaeriala toimub Tartu kolledžis küberfüüsikalised süsteemid. Aga ma räägin teile meie Virumaa kolledži õppekava osast või peaerialast. Meil on 2 õppevormi. Esimene see on päevaõppe, tavaline statsionaarõppevorm ja teine see on sessioonõppevorm. Sessioonõppevormis võib õppida üle nädala tavaliselt nädalavahetustel. Ja kuna see on rakenduslik õppekava, siis selles õppekavas on üsna suur maht praktikat. Meie peaeriala eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes omandavad põhjalist infotehnoloogia rakenduslikku baasharidust. Ja see haridus võimaldab ka jätkata oma õpingut magistratuuris. Ja siis natuke täpsemalt sellest, mis on meie õppekava valdkonnad. Siin te näete sellise meie mäppi, kus on selge, et see meie peaeriala sisaldab nii modelleerimise, programmeerimise, automatiseerimise valdkonna, kuid ka telemaatika, andmeteadus ja teised osad. Ja muidugi praktikat. Natuke täpsemalt selledest osadest. Muidugi, kuna nimetuses on näha, meie peaeriala nimetuses on näha, et see on tarkvaraarenduse ja digilahendustega seotud peaeriala, siis muidugi suur rõhk on programmeerimise ainetele. Paremal pool kõik need ained, mis on nii kohustuslikud meie õppekavas kui ka valikained ja mis on seotud nii programmeerimise kui ka automatiseerimisega. Siin on programmeerimise alused, programmeerimine, algoritmid ja struktuurid, veebiprogrammeerimine, mobiilseadmete programmeerimine, programmeeritavate kontrolleritega seotud aine ja nii edasi. Kuna praegu väga raske eraldada automatiseerimise ja programmeerimist, nad on tihedalt seotud omavahel, siis ma ühendasin need 2 ainet siin. Ja meie tudengid saavad kindlasti nii programmeerimise oskused kui ka need oskused, mis on seotud tööstuse tarkvara arendamisega. Siin on ka robottehnilised süsteemid ja siin näete pildid meie laboris.
Veel muidugi on selline valdkond, mille nimetus on telemaatika. Telemaatika, annab need oskused, mis on seotud andme edastamise, andmevõrkudega ja andmevõrgu turvalistuse administreerimisega ja kaitsega. Ja need ained te praegu näete siin ka muidugi, need on tihedalt seotud omavahel kui ka teiste õppeainetega. Muidugi iga ettevõte praegu on huvitatud sellest, et töödelda, analüüsida, visualiseerida andmeid, et prognoosida mõned tulemused, kasutada tehisintellekti ja need teadmised saavad ka meie tudengid. Ainet te näete siin, see on inseneerinformaatika, andmeanalüüs, andmebaasisüsteemid, andmeteadus ja masinõppe. Ja selle slaidil te näete mõned valdkonnad, kus tehisintellekt saab kasutada tavakasutaja, mitte ettevõtte. Siin on targad linnad, kus me saame näha nii näiteks sõiduki graafikud reaalajas, näiteks Tallinna, Tartu lingi kaudu, kui ka siin on see TalTechi oma autoisiku sõiduk. Ja kui me räägime sellest, kuidas meie tehisintellekt töötab ja mida on vaja selleks, et tegeleda andmete prognoosimise, visualiseerimisega, siis te näete selles skeemides, et mitte ainult IT-teadmised, kui ka matemaatika ja statistika osad siin ka vajalikud. Ja kuna meie õppekava nimetuses on kohe näha, et see on seotud arukate süsteemide arendamisega, siis hulk ainet, mida slaidil on, seotud selle valdkonnaga. See on ainet, mille alusel on projektpõhine õpe. Tudengid saavad nende ainete ja praktikade raames projekteerida, teha prototüüpi, näiteks siin te näete meie targa maja prototüüpi ja tegeleda robotikaga ja siin slaidil meie tudengid teevad ettekande üliõpilaskonverentsil, kus nad räägivad oma praktika tulemustest, mis oli seotud roboti programmeerimisega. Ja muidugi praktikad. Praktika maht on üsna suur. Meil on 3 suurt praktikat meie õppekavas ja praktikat võib läbida nii töökeskkondades, mingis ettevõttes, firmas, organisatsioonis, kui ka meie kolledži laborites. Võiks ka see olla meeskonnapraktika, kus lahendatakse mingi probleem tudengite meeskonnas, mis oli meil organiseeritud mitu korda ja väga edukalt toimus. Ja muidugi on veel võimalik osaleda erinevates projektides, mis on ka arvestatakse praktika raames. Siin te näete meie labori pildi ja natuke paar sõnad sellest, mis on viimastel paar õppeaastal meil toimus, see on Erasmus projektid, kus meie tudengid väga aktiivselt osalesid. Need
VIP-projektid tavaliselt toimusid meil 2 nädalat, 2 projektit olid kolledži hoones ja 3 projektit nendest oli ka välisülikoolides. Ja 2 nädala jooksul erinevate riikide, erinevate ülikoolide tudengid koos lahendavad mõned probleemid või teevad mingid projektid. Ja üks pilt ühest meie sellest projektist, mis oli ülesanne, milleks oli antud meie Ida-Viru ettevõttest poolt ja Hansa Mechanics. Ja meie lõpetaja saab selline lai haridus ja saab olla see kas tarkvaraarendaja, veebirakenduse arendaja või andmeinseneriks saab töötada või arvutivõrku administraatoriks, DevOps spetsialistiks või lihtsalt IT-spetsialistina tööstuses. Ja muidugi, nagu ma ütlesin juba, võib see meie lõpetaja ka jätkata oma haridust magistratuuril. Ja paar sõnad sellest, et meil on ka olemas selline hariduse osa, mille nimetus on mikrokraad. Kui ei olete valmis praegu veel ei ole otsustanud, et saate täisõppekavad läbida, siis on võimalik ka proovida enda mingile väiksema, kitsama valdkonna. Ja sel õppeaastal pakume me sellised mikrokraadid. Mikrokraadid toimuvad tavaliselt 2 semestrit ja nad on tasulised. Minu poolt on kõik. Tänan. Kui on küsimus, siis ootan. Nii, tere ka minu poolt, et mina siis katsun teile tutvuda sellise pika nimetusega õppekava, nimelt masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. Räägiks siis üldiselt, et antud õppekava kestab 4 aastat ja sisaldab 2 peaeriala. Üks on siis masinaehitustehnoloogia ja teine energiatehnika. Et üldiselt võib öelda, et milliseid teadmisi saab õppur, kui ta lõpetab meie õppekava, et ikkagi ta on suuteline tunda igasuguseid probleemi, enda peaeriala probleemi oma ettevõttes, suudab hinnata neid probleemi, pakkuma kiiret lahendust, tegema iseseisvaid otsuseid, oskab töötada meeskonnas, omab ülevaadet tehnoloogilistes protsessides nii energiatehnika kui ka masinaehituse valdkonnas. Kuna õppekava on selline nagu insenerlik ja praktiline, kindlasti on sees ka palju praktikaid ja praktika põhinevaid õppeaineid. Õppekava saab nii-öelda jaotada põhimooduliteks. Et kõik õppurid, kes astuvad sisse, 1 aasta õpivad kõik üldiseid aineid. Ja need ained on koondatud ühte moodulisse nimega digi- ja roheoskuste moodul. See on kindlasti väga vajalik igas ettevõttes ja ka reaalelus. Siin on erinevad IKT-alased ained,
riskide hindamisest põhinevaid aineid, ettevõtluse ja muud ained. Peale esimest aastat jaotatakse rühmadeks need, kes soovivad õppida masinaehitust, siis õpivad oma eriala järgi, energiatehnikud õpivad oma peaeriala ainet. Ja kindlasti on ka ühiseid aineid ja neid on palju. Slaidi peal on koondatud ainult osa nendest, selliseid nagu tootmisprotsesside juhtimine, kuna õppekava nimetuses ongi tootmisprotsessid ja me just õpetame, kuidas neid protsessi juhtida, et saada hea lõpp-produkti ja optimeerida protsesse ja kindlasti ka masinaid, erinevaid ajemeid, nii hüdra kui pneuma. Seda kõike õpetakse mõlemas peaerialas. Ja puutume kindlasti kokku ka alternatiivenergeetika suunda, et need ka ühiseid aineid, mis räägivad säästva jätkusuutliku energeetikast ja tootmisest. Ja edasi näidatakse kaardid, kus saab eraldi vaadata, milliseid õppeaineid õpetatakse igas peaerialas. Esimene kaart selgitab siis täpsemalt masinaehitustehnoloogia suunda, et kui ma olen rääkinud, et mõlemas peaerialas on ühiseid moodulid ja ained, need on kindlasti ka need digiroheoskused, millest ma olen maininud alguses ja kindlasti ka vajalik osa nagu modelleerimine, et ilma selleta kindlasti ei saa. Kui me räägime protsessidest, kus valmistatakse detailidest alates eskiisist kuni lõpp-produktini, seda kõike õpetatakse erinevates joonestusprogrammides. Järgmine selline põhiosa on nagu mehhatroonika ja ajemid, see on nagu vajalik osa sellepärast, et igasugust mehhanismi võib tööle panna, aga ilma ajemite teooriata teadmisi seda teha ei saa. Natuke ka teoreetilist poolt, mida tessidest, kuidas neid optimeerida, moderniseerida, kuidas teadmisi edasi rakendada, kindlasti ka väga palju praktikaid ja projektõpped. Järgmine pilt illustreerib energiatehnika suunda ja samuti siis on näha digiroheoskuste moodul, mis on ühine ja modelleerimine. Ja siin kindlasti ka puudutab elektriskeemide modelleerimist, alustades montaažiskeemist kuni elektriskeemini, samuti erinevates tarkvarades. Siin põhiliselt, üldiselt seda jaotatakse ka 4 osaks, alustades energia tekkimisest ja edastamisest, siis kuidas me seda nagu energia tekkimisest, kus me seda üldse saame, räägime alajaamadest, elektrijaamadest, elektrivarustusest, millised seadmed meil selleks vaja on ja nii edasi. Hiljem siis õpetatakse, kuidas seda saame kasutada, mida me saame, mis seadmed saame tööle panna, lambid ja igasuguseid masinaid. Järgmine blok on siis integreerimine ja rakendamine. Siis saavad tudengid juba, kui teadmised on kätte saadud, siis saavad luua enda projekti ja rakendada neid ettevõtetes. Ja samuti on ka roheenergeetika suund, see on nagu alternatiivenergeetika, kus räägitakse säästvast energiaallikatest ja seadmetest, nende taastuvenergeetika seadmete seadistamisest. Õppuritel tavaliselt tekib selline küsimus, et kui ma astun sisse, kelleks ma üldse saan, kus ma saan töötada.
et see on selline eriala, mis võimaldab töötada ükskõik mis ettevõttes, alustades energeetika, masinaehitusvaldkonnas, igasugused metallkonstruktsiooni ettevõtetest ja lõppedes isegi piima- ja õmblusvabrikutega. Ükskõik, kus on olemas masinaid ja protsesse, mida saab juhtida ja tööle panna, kõikides kohtades on võimalik leida töökoht. Et õppekava valmistab kindlasti laia teadmistega tehnikaspetsialisti, kes on võimelised moodustama või välja töötama uusi tehnoloogiaid, juurutama neid tootmisprotsessi, et saada optimeeritud produkti, et optimeeritakse töökeskkonda. Et kindlasti saab töötada projekteerijatena nii energeetika kui masinaehitusvaldkonnas alates detailide valmistamiseni kuni lõpp-produktini. Samuti saab teadmisi juurde ka seadmete töökindluste analüüsimiseks, et ennustada rikkeid, neid õigeaegselt kõrvaldada. Miks mitte ka mõõtmisest, see on selline ka lai valdkond ja väga populaarne nii vilistastest kui ka praegu meie Ida-Virumaa regioonid väga palju praegu sellega tegelevad, et kui on olemas mingi pikk, ütleme, toru, 100-meetrine ja mingi läbimõõduga, suure läbimõõduga, siis on selline küsimus ka, et kas on kindlasti õigesti valmistatud, kas ta vastab kvaliteedile, et seda kõike saab ka hinnata, kasutades uusi tehnoloogiaid ja seda kindlasti õpetatakse. Samuti ka õpetajad suudavad rakendada teadmisi alternatiivenergeetikas, et muuta meie elu ja tootmisprotsessi efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks. Ja siin mõned näited ka meie laboribaasist, et ilma selleta ei saa, et tudengid peavad oma teooriat kinnitama ka käeliste tegevustega, õppima, kuidas need protsessid toimuvad ja õpivad neid laboris. Et need on ainult osa sellest, mis me pakume, et praktiliselt meil on igas õppeaines praktilised tööd, et tudengitel nagu igavaks ei jää kunagi. Et minu poolt kõik, tänan tähelepanu eest. Tere! Mina tutvustan teile keemiatehnoloogia õppekava. Keemiatehnoloogia õppekava oli loodud aastal 2016 ja sellel septembris me võtame vastu selle õppekava uuendatud versioonile, ehk õppekava kood on meil siis EDKR 16/24. Ja nii nagu kõikidel õppekavadel, õppekeel on siin eesti keel ja nominaalne õppeaeg on 8 semestrit ehk siis 4 aastat. Ja õppekava maht mõõdetakse niinimetatud EAP-des ja 4 aasta jooksul üliõpilased peavad siis koguma 240 EAP-d. Õppekava koosneb erinevatest moodulitest ja sellel slaidil te näetegi kõik need moodulid ja siin on moodulite nimetused ja ka moodulite maht. Ja edasi ma tutvustan teile eraldi kõiki neid mooduleid. Üldõppemoodul, see on selline moodul, mis annab digi- ja roheoskusi ja ka sotsiaalseid oskusi, mis on väga tähtis nii
õpingute ajal need oskused on vajalikud, kui ka need oskused on vajalikud siis, kui lõpetaja läheb tööle. Ja nagu te näete, digi- ja roheoskuste moodulis on sellised õppeained nagu rohetehnoloogiate baaskursus, keskkonnakaitse, siis juhatus ringmajandus, digikirjaoskus ja kindlasti ettevõtlus, meeskonnatöö. Ja sotsiaalainete moodul aitab esmakursuslastel kohe adapteerida kõrgkoolis, ülikoolis, kuna õppimine ülikoolis, see on midagi muud võrreldes õppimisega gümnaasiumis ja siin te näete sellised ained nagu erialane eneseväljendus inglise keeles, eneseväljendus eesti keeles, õppimine kõrgkoolis, mitmekultuuriline keskkond, suhtlemispsühholoogia ja teised ained. Kindlasti väga tähtis on keemiamoodul. Kuna õppekava nimetus on keemiatehnoloogia, siis tulevased spetsialistid peavad omama väga head põhikeemia haridust. Ja selle mooduli maht on 39 EAP-d, see on päris suur moodul ja igasuguseid keemiaaineid õpitakse selles moodulis. Alustame keemia alustest, järgnevad sellised ained nagu anorgaaniline keemia, orgaaniline keemia, analüütiline keemia ja füüsikaline keemia. Ja need õppeained on sellised, mida õpetatakse ka Euroopa ülikoolides, nii et kui ma sellest edasi ka räägin, et kui meie üliõpilased lähevad õppima pooleks aastaks või aastaks Euroopa ülikoolidesse, siis nad on saanud ka väga hea keemiahariduse. Keemiatehnoloogia moodul, see on ka väga mahukas moodul, selle mooduli maht on siis 75 EAP-d ja see moodul jaguneb kohustuslikeks aineteks ja valikaineteks. Kohustuslikud ained annavad ka sellise baasteadmised ja baasoskused, mis on vajalikud keemiatehnoloogile, keemiaprotsesside operaatorile, keemiainsenerile. Ja valikained annavad võimaluse spetsialiseeruda erinevates valdkondades. Ja need valikained on koostatud koos ettevõtetega ja valikainetest te siin näete puidukeemia ja tehnoloogia, põlevkivikeemia ja tehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, haruldaste muldelementide ja metallide keemiatehnoloogia, elektrokeemia, mootorikütused, määrdeained, taastuvkütused ja kindlasti tänapäeval on väga tähtis probleem- ja projektõppe ja selline aine on ka siin olemas ja selle aine raames üliõpilased lahendavad mingi reaalse probleemi, mida tihti annavad ka ettevõtted. On olemas eriõppe, kõik eriõppeained on valikulised, nii et siit saab valida sellised ained, mis täiendavad põhioskusi, põhiteadmisi või siis vastupidi süvendavad neid oskusi ja need on siis sellised ained nagu elektrotehnika, materjaliõpetus, joonestamine, instrumentaalanalüüs. Väga tähtis on selline aine nagu polümeeride keemiafüüsika, kuna me teame, et polümeerid, need on sellised materjalid, mis ümbritsevad meid igal pool ja keemikule on väga tähtis ka selline aine nagu kemikaaliohutus, no ja saab valida ka ained nagu keemiaettevõtete seadmed. Kõikides rakendusõppekavades on tähtis praktikamoodul ja on olemas selles õppekavas 3 praktikaliiki, need siis on tutvumispraktika, töökeskkonnapraktika ja erialapraktika. Ja sellel slaidil te näete ka
põhilised praktikabaasid, see tähendab, need on need ettevõtted, kus meie üliõpilased läbivad praktikat. Meie väga head partnerid on Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemiatööstus, mis tegelevad põlevkivi keemilise töötlemisega. Ja sellel suunal on ka tulevik, kuna eesmärk on saada põlevkivist näiteks peenkeemiatooteid või muud tooteid, mida saab kasutada erinevates muudes valdkondades. Eastman Speciality osaühing, NPM Silmet, Ökosil, need on ka sellised ettevõtted, mis on keemiaettevõtted. Kuid keemiatehnoloogiat kasutatakse mitte ainult keemiaettevõtetes, aga näiteks kõik reovee puhastamistehnoloogiad, nad baseeruvad keemiatehnoloogiatel ja siin te näete näiteks sellised ettevõtted nagu Pärnu Vesi, Narva Vesi, kus meie üliõpilased on läbinud oma praktikad. Aga ka farmaatsiatehased, kuna farmaatsias on, ma ütleksin, et see on puhas keemia, keskkonnauuringute keskuse laborites läbivad meie üliõpilased oma praktikad ja te näete, siin on ka selline ettevõte nagu Salutaguse pärmitehas ja nii edasi, nii edasi. Nii et praktikabaasid ei ole ainult keemiaettevõtted, aga ka muud ettevõtted, kus kasutatakse keemiatehnoloogiaid. Tooksin välja selle õppekava plussid. Kõigepealt selle õppekava lõpetaja saab väga hea keemiaalase baashariduse ja tänu sellele ta saab edasi spetsialiseeruda näiteks juba magistri tasemel erinevates keemiatehnoloogia valdkondades. Näiteks polümeeride keemia, erinevate materjalide keemia, aga need materjalid näiteks on sellised materjalid, mida kasutatakse päikesepaneelide ehitamisel, vesinikutehnoloogias ja nii edasi, nii edasi. See õppekava vastab Euroopa Liidu ülikoolide keemiaalaste bakalaureuse taseme õppekavadele ja just see võimaldab meie tudengitel õppida Erasmuse kaudu erinevates Euroopa Liidu ülikoolides. Meil on olemas Eestis väga lai praktikaettevõtete baas ja see võimaldab omandada praktilisi baasoskusi keemiatehnoloogia erinevates valdkondades. Ja meil on olemas ka praktikabaasid ka välismaal, võib-olla nad ei ole sellised meil praktikabaasid, kus kogu aeg käivad meie üliõpilased, aga vähemalt meil on olemas ka välismaal sellised ettevõtted ja laborid, kus meie üliõpilased käivad praktikal. Ja me kaasame õppetöösse ka praktikuid, kellel on väga suur praktiline kogemus, kes töötavad ettevõtetes erinevatel ametikohtadel, kes on oma ala spetsialistid. Ja meil on praktilised lõputööde teemad ja väga tihti need lõputööde teemad pakuvad meile ettevõtted. Natuke ka välisõpingutest ja välispraktikast. Siin slaidil on välja toodud need ülikoolid, kus meie tudengid on käinud kas õppimas või siis praktikal ja te näete, et siin on sellised riigid nagu Tšehhi, Bulgaaria, Sloveenia, Rootsi, Türgi, Iirimaa ja nüüd siia veel lisandub Poola, et sel suvel meie üliõpilased lähevad praktikale ka Poolasse. Missugused on õppekava lõpetajate karjäärivalikud? Kõigepealt meie lõpetajad saavad töötada erinevates ettevõtetes, kus kasutatakse keemiatehnoloogiaid, keemiatehnoloogia ametikohal või keemiainseneri ametikohal. Nad saavad töötada erinevates laborites, ettevõtete laborites, uurimislaborites, keemiainsenerina, keemialaborandina.
Nad saavad töötada müügispetsialistina erinevates firmades, kes tegelevad keemiaseadmete ja keemiareaktiivide müügiga. Nad võivad ise asutada oma firma, mis tegeleb näiteks erinevatega keemiatoodete tootmisega, näiteks biogaasi tootmine, seebi tootmine, kosmeetikavahendite tootmine ja nii edasi. Ja muidugi nad saavad minna edasi õppima magistrantuuri ja just magistrantuuris nad saavad valida endale spetsialiseerumise. Selle õppekava baasil meil on koostatud erinevad mikrokraadide kavad ja viime läbi ka erinevad täienduskoolitused. Sellega ma lõpetaksin ja see sõnum, mida ma annan edasi, et TalTech Virumaa kolledž annab tulevikuoskused. Aitäh! Minu nimi on siis Jasper Adamson ja ma olen siin Virumaa kolledžis programmijuht ja vanemlektor üheaegselt. Juhin siis programmi jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad. Nagu Antonina Skuro juba kirjeldas, et kui üliõpilane on omandanud keemiatehnoloogia hariduse, siis on võimalik jätkata magistriõppes. Ja üks võimalikke magistriõppeprogramme on just jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad õppekava. Samuti on sellel õppekaval võimalik alustada õpinguid kõigil nendel, kes on omandanud keemiahariduse mõnes muus ülikoolis või mõnel muul õppekaval esimeses õppeastmes. Ja kui Antonina Skuro rääkis keemiatehnoloogia õppekavast, siis ma väga julgustaksin teid ka seda õppekavat rakendusõppes õppima, sest olles ise õpetanud neid üliõpilasi, ma näen, et lisaks sellele, mida kolledž pakub, te saate ka väga toredad, tublid ja püüdlikud, targad kaaskursuslased. Et need kaaslased, kellega te veedate 4 aastat koos, on kindlasti ka üks põhjus, miks ehk mõelda selle keemiatehnoloogia õppimisele. Aga samuti ka jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad õppekavas on meil nüüd esimene õppeaasta käimas ja on olemas selline tubli rühm üliõpilasi, kes sellel õppekaval õpivad. Nagu kõik magistri õppekavad on tegemist 2-aastase programmiga. Meil on kokku õppetöö 4 semestril ja tuleb läbida erialaseid ja üldõppe õppeaineid ja lisaks läbi viia magistriprojekt. Ja sellest kõigest ma lähemalt teile räägiksingi. Milleks üldse selline magistri õppeprogramm nagu jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad? Me näeme meie ümber maailmas muutusi. Varasemalt nafta ja naftasaaduste põhjal Eestis siis paralleelselt põlevkivi ja põlevkivitööstuse põhjal toimiv majandus siis enam ei suuda viia ühiskonda, inimkonda edasi jätkusuutlikult selliselt, et oleksid kaitstud tulevased põlvkonnad, oleksid kaitstud meie ressursid, mida meil on piiratult ja oleks kaitstud meie ümber keskkond. Ja näiteks siis kangad ja plastikud on üks näide sellest, kuidas varasemalt neid materjale valmistati naftast. Ja nüüd me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus oleks tarvis viia läbi muudatused selles tööstuses, ettevõtluses selliselt, et just kõik kasutatavad ressursid oleksid kaitstud, me säästaksime tulevasi põlvkondasi ja samuti ka keskkonda. Ja see õppekava pakub õppeaineid, mille käigus on võimalik õppida
ja saada teadmisi selliselt, et hiljem asuda tööle spetsialistina või keskastme juhina mõnes firmas ja just aidata läbi viia ettevõtetes neid jätkusuutlikke muudatusi. Kindlasti on väga olulisel kohal ka ringmajandus, millest oli varem juba juttu, et siis ringmajanduse kontekstis nende muudatuste läbiviimine. Ja tutvustaksin teile mõningaid õppeaineid, mis on sellel õppekaval siis õpitud magistri tasemel. Kõigepealt algab meie õppeaine üldõppega ja siis jõuame põhiõppe moodulini. Aga üldõppemoodulis, selles 2-aastases magistriprogrammis, mis valmistab ette keemia tehnoloogia spetsialiste, on võimalik õppida erinevaid õppeaineid majandusest ja ettevõtlusest. Nagu te näete, siis me pakume ette õppeaineid nagu sissejuhatusring majandusse, projekti juhtimine, teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljendamine, mis siis hõlmab natukene rohkem teaduse tegemist, aga samas ka teadusalaste projektide läbiviimist. Ettevõtlus ja ettevõttemajandus ja intellektuaalomand ja innovatsioon. Intellektuaalomand on siis patenteerindav siis väärtus, mida on võimalik välja töötada. Nüüd need üldõppeained annavad väga hea ettekujutuse siis sellest, et kuidas üks edukas ettevõte töötab, milliseid mudeleid ta selleks kasutab, kuidas aidata ettevõtte struktuurist rohkem aru saada ja kuidas siis paindlikult ettevõttes töötada. Järgmiseks on meil põhiõppe moodul, kus on erinevad keemiaõppeained ja siin on väga huvitavad keemiaõppeained, mis täiendavad siis keemiatehnoloogia õppeaineid, nad on sügavamal, täpsemal tasemel õpetatud ja läbi viidud ja näiteks siin on orgaanilise keemia erikursus, vesiniku- ja akutehnoloogiad, polümeride erikursus, instrumentaalanalüüsi erikursus ja kõikidel nendel keemiaõppeainetel on meil väga kvalifitseeritud õppejõud, kes siis neid väga kõrgel tasemel suudavad õpetada. Nendes õppeainetes saab juba põhjalikumad teadmised kui samades erialades siis esimeses õppeastmes. Kindlasti soovitaksin nende õppeainete sisuga tutvuda. Ja edasi on meil jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia moodul, kus on jätkusuutlik keemiatehnoloogia 1 ja jätkusuutlik keemiatehnoloogia 2 õppeaineid, mida annab väga kogenud õppejõud ja need õppeained lubavad kõigepealt luua maailmapildi sellest, et mis on siis see jätkusuutlik keemiatehnoloogia ja lisaks anda need spetsiifilised teadmised selle kohta, et kuidas neid jätkusuutlikke keemiatehnoloogiaid rakendatakse ja kuidas teie enda ettevõttes saaksite neid rakendada. Ja jätkusuutlik keemiatehnoloogia moodulis on meil veel arvutusmeetodid keemiatehnoloogias, tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimise alused 1, tehnoloogiliste protsesside projekteerimise, visualiseerimine ja kontrollõppeained. Ja valikõppeainena on lisaks veel tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimise alused 2. Võib ka võtta katalüüskeemiatööstuses õppeainet. Aga mida ma sooviksin öelda, on see, et need arvutusmeetodid keemiatehnoloogias õppeained ja tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimise alused 1 ja 2 õppeained annavad väga head teadmised sellest, et kuidas arvutiprogramme keemiatööstuses rakendada, näiteks Aspen arvutiprogramm, meil on kogenud õppejõud, kes siis viib läbi teiega ka
esmalt õpetab neid meetodeid, arvutusmeetodi keemiatehnoloogia õppeaines ja hiljem viib mõnel huvitaval kütuseid siis kätkavas projektis läbi projekti teiega siis õppeaines tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimise alused 1 ja 2. Ja viimasel semestril on siis võimalik läbida magistripraktika. Selleks me teeme samuti ettevõtetega koostööd ja saame aidata teil teie enda ettevõttes võtta ette magistri töö ja või siis mõnes ettevõttes teile sobivas asukohas, teile sobivas valdkonnas läbi viia see magistritöö viimasel semestril siis juba vastavalt teie enda huvidele. Ning lõpetanutel on võimalik asuda tööle erinevates ettevõtetes Eestis, ka välismaal, mis hõlmavad keemia- ja kütusetööstust, kütuse tootmist, energia tootmist ja samuti siis ettevõtted, mis seovad need erinevad valdkonnad kõik kokku. Loomulikult pärast magistriprogrammi lõpetamist on võimalik teil ka doktoriõppes jätkata. Mina omalt poolt tänan ja kui teil on küsimusi, siis võite kindlasti mulle ka e-maili peale need kirjutada. Tere minu poolt ja mul on väga hea meel esitada teile, nagu Mara ütles, meie täiesti uut ja unikaalsed, innovatiivsed magistrikava jätkusuutlik tööstus. Selle magistrikava eesmärgiks on koolitada inseneriharidusega tööstuse digitaliseerimise spetsialiste, kes on võimelised arendama ja teostama automatiseerimise ja robotiseerimise projekti, looma, seadistama automatiseerimissüsteemi, robootikaseadmeid, rakendama, teisima, analüüsima kaasaegseid ringmajanduse süsteeme, kasutama rohepööret toetavaid kaasaegseid tootmise, juhtimise ja tootmissüsteemide projekteerimise meetodeid. Ja selle õpikava fookus on, või võtmesõnad on tööstuse automatiseerimine, digitaliseerimine ja robotiseerimine, samuti ka ringmajandus, rohepööre ja kindlasti jätkusuutlikkus. Ja õpikava lõpetajad saavad teadmised mainitud valdkondades ja selle õpikava täiendavaks eesmärgiks on veel pakkuda juba töötavate spetsialistide ümberõppe ja täiendõppe võimalust, et tõsta nende väärtust tööturul. Kui vaatame õppekava struktuuri ja õppeprotsessi struktuuri, siis nominaalõppeaeg on 2 aastat ja lõpetajad saavad tehnikateaduse magistrikraadi. Õppetöö toimub siin Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis, sessioonõppe vormis. Õppetöö toimub 2 korda kuus, reediti laupäeviti ja pühapäevati eesti keeles ja lõpetajad peavad siis koguma 120 EAP kokku. Keda me ootame õppima, see peab olema kõrgharidusega, kas tehnika või IT-valdkonna eriala lõpetanud inimesed ja nendel peab olema siis huvi eriala vastu, õppekaval õppimise vastu ja valmisolek enesetäiendamiseks ja eriala magistrikava edukalt läbimiseks. Meie õppekava unikaalne ka seetõttu, et see on väga mitmekesine, on olemas täiesti erinevate valdkondade, aga omavahel seatud jätkusuutlikkuse mõistega õppeained nagu
tööstusandmete analüüsi ja visualiseerimine, tootmise digitaliseerimine, inimese ja roboti koostoimealused, küberkaitse ja jätkusuutlikkus, targade süsteemide projekteerimine, tööstusrobootika ja kaasaegne tootmine, masinnägimine, äriprotsesside juhtimine, ehk juba nimetused on väga põnevad ja huvitavad. Ja õppuritel on siis võimalus endale siis valida just neid õppeained, neid valikained, mis neile vaja on, mis neid huvitavad ja koostada endale siis oma nagu õpperada. Kellena saavad siis meie lõpetajad töötada. Tegelikult praegu tööturul on tõesti inseneride puudus ja me oleme kindel, et meie lõpetajad leiavad tööd näiteks automatiseerimise insenerina, robootika spetsialistina, digitaalse tootmise insenerina ja tänu õppekava mitmekesisele, et on olemas täiesti nagu erinevad õppeained, nad võivad töötada ka näiteks IoT spetsialistina, tarkvaraarendajana, ka andmeanalüütikuna, protsessijuhina, kvaliteedijuhina, ehk erinevate nagu variante spekter on üsna lai. Siin slaidil on toodud õppekava ained semestrite ja moodulite lõikes. Tegelikult kohustuslikud õppeained on siin esimeses semestris küberkaitse ja jätkusuutlikkus, siis teises semestris tööstusandmete analüüsi ja visualiseerimine ja kolmandas semestris magistriseminar inimese ja robootika koostöö alused ja tootmise digitaliseerimine. Ja kõik teised õppeained siin on valikained. Et õppur võib siis endale koostada nendest valikainetest moodulid, näiteks üldõppemoodulis võib olla nagu siin tabelis äriprotsesside juhtimine ja teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljendamine näiteks. Esimese semestri õppeainet on näiteks põhiõppemoodulis inimese masinaliides ja veebitehnoloogia rakendused automaatikas, tarkade süsteemide projekteerimine, tööstused automaatika ja elektriajamid. Valikainena võivad olla siis erialane inglise keel, kui see on vaja nagu enesetäiendamiseks, automaatika vahendid, ettevõtlus ja ettevõtte majandus ja vabaõppeks võiks valida näiteks programmeerimises teadmiste värskendamiseks programmeerimise alused Pythoni keeles. Teine semester on näiteks probleemi projektõppe, tööstusrobotika ja kaasaegne tootmine projekt. Kolmandas semestris on näiteks masinnägimine, üsna põnev õppeaine, ehk kõik õppeained on väga kasulikud ja põnevad ja sõltuvalt siis vajadusest ja eesmärgist võib endale siis oma õppekava koostada. Ja 4. semester on siis pühendatud lõputöö kirjutamisele. Õppejõud on meie koolituse spetsialistid ja ka Tallinna Tehnikaülikooli peamaja õppejõud. Varustatakse kaasaegne laboratoorium täna Iglase üleminekufondi rahastusele, ehk on olemas väga head teadustööga tegelemise võimalused. Ehk vaadake, uurige, kaaluge ja tulge meile õppima. Minu poolt on kõik. Tänan kuulamast. Ja viimasena räägin siis magistriõppest, magistriõppekavast rohelised energiatehnoloogiad. Tegemist on siis magistriõppekavaga, millel siis sel aastal on 3. vastuvõtt. Esimene ja siin on 2 peaeriala. Üks peaeriala on Tallinna Tehnikaülikoolis inseneriteaduskonnas ja on tegemist siis päevaõppekavaga ja teine vastuvõtt või teine peaeriala on siis Virumaa kolledži peaeriala ja õppetöö toimub Kohtla-Järvel ja sessioonõppes. Ja siin slaidil on näha ka
programmijuht professor Maarja Krossberg-Kuusk Materjali- ja Keskkonnatehnoloogia Instituudist, kes on siis selle õppekava autor. Ja Virumaa kolledž tegi siis aasta hiljem siia õppekava juurde oma peaeriala. Nii, kõigepealt annan siis sõna professor Maarja Krossbergile. Euroopat ootab ees rohepööre, mis tähendab seda, et 2050. aastaks peame me olema kliimaneutraalsed. See omakorda tähendab, et taastuvenergiatehnoloogiate osakaal peab veel mitmekordistuma võrreldes tänapäevasega. Prognoosid näitavad, et taastuvenergeetika valdkond vajab aastaks 2050 maailmas umbes 60 miljonit spetsialisti. Just sina võid olla üks nendest, kui tuled õppima roheliste energiatehnoloogiate õppekavale. Just sellel kaval õpetame me 3 põhilist rohelist energiatehnoloogiat, päikese, tuule ja vesiniku energiatehnoloogiaid. Sul on võimalus saada teada, kuidas neid valmistatakse, millest nad koosnevad, kuidas projekteerida ühte tuule- või päikeseparki ja panna kokku nendel põhinevaid energiasüsteeme. Õppekava võimaldab jätkata ka doktoriõppes, kui sinu eesmärgiks on saada teadlaseks. Oma õppekavale ootame õppima lisaks värskelt bakalaureusekraadi omandanutele, seda siis kas loodus- või tehnikateaduste valdkonnas, ka neid inimesi, kes on näiteks juba aastakümneid töötanud põlevkivienergeetika sektoris ja ilmselgelt vajavad uut väljakutset ja uusi oskusi. Selleks oleme avanud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis õiglase ülemineku fondi raames teise peaeriala sellele õppekavale ja selleks on rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. Virumaa kolledži peaeriala on suunatud just energiasüsteemidele ja mikrovõrkudele, ehk siis seal on võimalik omandada teadmisi, kuidas projekteerida ja ehitada taastuvenergiatehnoloogiatel põhinevaid energiasüsteeme, kaasates sinna siis kaasaegset digitaliseerimistehnoloogiaid ja tehisintellekti lahendusi. Rohelised energiatehnoloogiad õppekaval on võimalik õppida nii päevaõppes kui sessioonõppes. Viimane siis on õppevorm just Virumaa kolledži peaerialal. Kui sina tunned, et sa tahad maailma muuta ja anda oma panust Eesti rohepöördesse energeetika valdkonnas, siis tule õppima rohelisi energiatehnoloogiaid Tallinna Tehnikaülikooli. Nii, aitäh, professor Maarja Krossberg-Kuusk. Nagu juba ka mainitud, tegemist on siis ainulaadse magistriõppeprogrammiga Eestis ja see peaeriala rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud on suunatud just nendele, kes siis vajavad või soovivad omandada uusi teadmisi ja oskuseid, et viia ellu siis uusi energeetikalahendusi. Ja tegemist on 2-aastase õppekavaga, nagu juba öeldud, ja Virumaa kolledžis toimub see õpe sessioonõppena, nii nagu ka kõik teised magistriõppekavad. Õppetöö toimub 2 korda kuus nädalavahetustel ja ka reedel peale lõunat vastavalt vajadusele. Õppekeel on eesti keel ja nagu mainitud, siis õppekoht on Kohtla-Järvel. Oleme juba läbi viinud siis esimese vestluse, mis toimus aprillikuus. Järgmine vestlus toimub 17. mail ja nagu alguses öeldi, siis veel selle nädala jooksul, kui te esitate avaldused läbi SAIS-süsteemi, siis pääsete sellele vestlusele. Ja ütlen kohe, et esimesel vestlusel osales juba 8 magistranti ja sellele vestlusele, maikuu vestlusele on registreerunud juba 5 magistriõppekandidaati. Nõutav on siis kõrgharidus loodus- ja tehnikateadustes. Sel juhul teid aktsepteeritakse kohe ja te pääsete kohe vestlusele, aga juhul, kui teil on olemas väga tugev motivatsioon ja te olete töötanud vähemalt 3 aastat tööstusettevõttes või olete läbinud mingi lähedase eriala, siis samamoodi saate küll kandideerida, kuid siis te peate saatma eraldi kirja mulle kui programmijuhile ja siis me vaatame koos teie CV üle ja otsustame, kas te pääsete vestlusele või mitte. Nii et igal juhul julgustan kandideerima, tegemist on samamoodi väga aktuaalse ja olulise
õppekavaga. Tõin välja kohustuslikud ained, mis on sarnased mõlemal peaerialal, nii Tallinna Tehnikaülikooli peamajas õpetataval erialal kui ka siin Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel õpetataval erialal. Need on siis sellised baasained nagu elektroenergeetika üldkursus, kus antakse siis ülevaade elektroenergeetikast, saab teadmisi täiendada elektrivõrkudest, elektritarbijatest, õpitakse energiasüsteemide ökonoomikat ja nende mõju ühiskonna jätkusuutlikule arengule. Teine oluline õppeaine on termodünaamika, kus saadakse siis ülevaade erinevatest säästliku energeetika materjalidest, protsessidest, nende toimimisest ja siin kindlasti on vajalikud eelnevalt keemiaalased teadmised. Kohe ma ka räägin, et ei pea kohkuma need, kes viimati õppisid keemiat võib-olla gümnaasiumis alles ja päris palju aastaid tagasi, siis pakume sellist täiendavat kursust, kus te saate oma keemiaalaseid teadmisi täiendada. Edasi oluline kohustuslik aine on tehnoloogia ettevõtlus, kus õpitakse siis praktiliselt läbi tegema ettevõtlusprotsessi, seda planeerima ja rakendama. Ja 2 kohustuslikku ainet on nimega projekt 1 ja projekt 2. Kuna praegu on Virumaa kolledžis õpib alles esimese vastuvõtu üliõpilased ja nemad nüüd kevadsemestril läbivad ainet projekt 1. Julgen kinnitada, et see on äärmiselt põnev. Magistrandid saavad seda tööd teha kas üksinda või meeskonnana, on nii ühe variandi eelistajaid kui teise variandi eelistajaid ja nad saavad siduda selle kas oma tööl eesseisvate probleemidega, lahendada neid või mõni lahendab väljakutseid, mis on seotud tema kodumaja pidamisega või siis meil ka ettevõtted on pakkunud välja väga palju erinevaid teemasid ja nad ka siis juhendavad ja annavad sisendit nendele projektidele. Nii et meil mai lõpus toimuvad nende projektide kaitsmised ja ma juba praegu näen, et need saavad olema väga-väga põnevad. Siin siis lisaks kindlasti tuleb tudengil omal täiendavaid teadmisi omandada, aga just see tunne ja see väärtus, et lahendatakse päriselt praktilisi probleeme, see on kindlasti äärmiselt suur. Sügisel jätkub aine projekt 2 ja ma natuke hiljem näitan ka seda õppekava plaani. Kevadel on siis lõputöö kirjutamine. Variandid on erinevad. Kõik, nii projekt 1, projekt 2 kui lõputöö teemad võivad olla täiesti erinevad. Et kui näiteks projekt 1 aines selgub, et see teema ikkagi ei ole väga huvitav või ta ebaõnnestub, siis saab projekt 2 aines mingit teist teemat uurida. Aga päris mitmed tudengid on tundnud huvi, sest et kui nad seda projekt 1 ülesannet hakkavad lahendama, nad saavad aru, et nad on võtnud endale nagu väga-väga mahuka eesmärgi ja nad selle ühe semestriga seda lahendada ei suuda. Ja teema on läinud nii põnevaks, et nad tahavad seda veel laiemaks ja veel põhjalikumalt süüvida, siis neil ongi võimalik seda teha aines projekt 2 ja kui keegi soovib, siis tegelikult sealt võib edasi areneda lõputöö teema. Nii et valikud on erinevad ja see on tõepoolest tudengite enda otsustada. Ja siis ongi siin näha, et ka magistritöö on siis seotud kindlasti väga mingi olulise probleemi lahendamisega, olgu see siis ettevõtetega koostöös, tehakse projekte ka koostöös kohalike omavalitsustega või on ta seotud tõepoolest ka mõne eramajapidamisega. Nüüd sellel slaidil on näha need ained, mis teevad sellest peaerialast just selle, mis ta on, ehk need on spetsialiseerumise ained. Ütlen kohe ka, et mõned õppeained toimuvad inglise keeles, et selleks peab ka siis valmis olema, et inglise keeles õppeaineid kuulata. Näiteks materjalitehnoloogia energia muundamiseks ja salvestamiseks
mis siis annab ka samamoodi ülevaate erinevatest materjalidest, nende saamise tehnoloogiatest, toimubki inglise keeles. Tootmise digitaliseerimine on samamoodi igasugune tootmine ja tööstus tänapäeval on seotud digitaliseerimisega, automatiseerimisega ja seetõttu ka selles õppekavas me oleme sellise aine sisse toonud, kus on võimalik saada täiendavaid teadmisi virtuaalreaalsuse kasutamisest tootmisprotsessis, tootmisprotsesside digitaliseerimiseks, virtualiseerimiseks, prognoosimiseks ja juhtimiseks. Ja lisaks on siis 3 energeetikaga seotud õppeainet, integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud, energiajuhtimissüsteemid ja taastuv energiamajandus. Pakume lisavalikained, mis toetavad siis magistrante, et nad saaksid edukalt läbida kohustuslikud õppeained. Näiteks, nagu ma eespool juba mainisin, siis päris mitmes õppeaines on vajalikud keemiaalased teadmised. Need, kellel on olemas kõrgharidus keemia valdkonnas, nendel on natuke lihtsam. Need, kes on õppinud mõnes teises valdkonnas, omandanud kõrghariduse, nendel kindlasti ma soovitan valida selle õppeaine insenerikeemia alused, et siis tuletada meelde need põhilised olulised teemad ja põhiprintsiibid keemia valdkonnas, et valmistada ennast ette siis järgnevate õppeainete läbimiseks. Ettevõtete soovil me pakume sellist õppeainet nagu äriprotsesside juhtimine. Tegelikult on see vajalik, et üldse mõista, mis toimub tootmises, mis toimub tööstuses, kuna siiski magistriõppe lõpetanutest saavad sageli ettevõtetes kas keskastme või tippjuhid, siis on hästi oluline, et nad mõistaksid neid äriprotsesse juba või saaksid sellise esmase kogemuse äriprotsessidest juba õpingute jooksul. Kõige populaarsem õppeaine hetkel on olnud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus, kus siis räägitakse nii ringmajanduse põhimõtetest, aga ka nende elektroonikajäätmete ümbertöötlusest, nende jäätmete keskkonnamõjust ja ka siin tehakse mitu sellist praktilist projekti, analüüsitakse erinevat tüüpi jäätmeid. Jällegi kõikides õppeainetes on hästi palju meeskonnatööd. Tudengid saavad ise vaba voli valida, missugused näiteks jäätmed nad valivad, missugust ettevõtet nad analüüsivad ja saavad siis töötada meeskonnas ja jagada omavahel ka kogemusi ja tutvustada seda teistele. Samuti üks õppeaine, mida ettevõtted väga-väga soovivad, on projekti juhtimine. Ega see projekti juhtimine ei olegi ju midagi muud, kui ta on meeskonna juhtimine, protsesside juhtimine, eelarve juhtimine, aja juhtimine ja seda kõike saadakse siis õppeaines projekti juhtimine, mis annab siis oskused ja teadmised siis tulevikus, ka juhtimisalased teadmised, mida siis tulevases töös on võimalik rakendada. Ja veel valikainena materjalide uurimismeetodid, kus siis on võimalik saada põhiteadmised materjaliteaduse tehnoloogia arenduse valdkonnas. Ja need on siis ained, mida tudengitel on võimalik valida. Mõningad ained jooksevad ka paralleelselt, nii et tõepoolest tudengitel on valikuvõimalus ja nii nagu ka eespool programmijuhid tutvustasid, tegelikult on võimalik magistrantidel kokku panna just neile sobiv õppekava. Olen siin välja toonud ka peaeriala, see on siis Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaeriala, rohelised energiatehnoloogiad, spetsialiseerumise kohustuslikud õppeained. Ja näete, et need on siis suunatud rohkem selliste erinevate roheliste tehnoloogiate õpetamisele, nagu vesiniku akutehnoloogiad, tuule- ja päikeseenergeetika, päikeseelektrisüsteemid.
Ja üks pluss, mis sellel õppekaval on, et tal on 2 spetsialiseerumist, on tegelikult see, et kõikidel sellel erialal õppivatel magistrantidel on tegelikult võimalik valida ka teiselt peaerialalt aineid. Arvestama peab ainult sellega, et nagu ma juba ütlesin, et siis peaeriala rohelised energiatehnoloogiad toimub päevaõppes. Kuna aga näiteks praegu praktika näitab, et sellel Virumaa kolledži peaerialal õpib ka väga palju neid inimesi, kes tegelikult elavad Tallinnas või Harjumaal ja nendel on selline töö, mis võimaldab valida näiteks 1 või 2 ainet ka peamajast, siis see tõepoolest on ka võimalik ja samal ajal päris mitmed magistrandid, kes õpivad siis rohelised energiatehnoloogiad peaerialal, on valinud need õppeained, mida me õpetame siin Virumaa kolledžis. See on võib-olla natuke lihtsam, sest meil õppetöö toimub nädalavahetustel ja on võimalik siis töö kõrvalt käia siin neid õppeaineid kuulamas ja läbimas. Ja ka eespoolt mainiti, et tegelikult kuna Tallinna Tehnikaülikool on Eurotech võrgustiku liige, siis on võimalik valida ka sellest võrgustikust erinevaid kursuseid, mida siis saab üle kanda kas siis valikainena või vabaõppeainena. Ja minu kogemus ütleb, et päris mitmed magistrandid kasutavad seda võimalust ja läbivad infoks see Eurotech võrgustiku ülikoolide. Siin ekraanil on ka näha need ülikoolid, kes sinna võrgustikku kuuluvad. Need ained läbitakse veebi teel. Te ei pea sõitma kohale välisriiki ja seal, et Erasmus Plus võimaldab sõita ka semestriks välismaale, aga siin need kursused, mis ma siin olen välja toonud ja need Eurotech võrgustiku kursused, neid on võimalik siis veebi teel läbida ja soovitan kindlasti ka seda võimalust kasutada. Olen välja toonud ka selle õppekava struktuuri ja siin on siis näha, et kohustuslikud ained on siis need, mis on siin hallil taustal, ehk esimesel semestril on kohustuslikud elektroenergeetika üldkursus ja teadustöö alused ja ka sinised peaeriala ained tootmise digitaliseerimine ja taastuvenergia majandus. Ja lisaks on siis võimalik valida insenerikeemia alused, äriprotsesside juhtimine või siis akadeemiline inglise keel edasijõudnutele. Jällegi ka inglise keelt kindlasti soovitan neile, kes ei tunne ennast võib-olla väga kodus inglise keeles, kuna teisel semestril ehk kevadsemestril tuleb siis üks õppeaine juba inglise keeles. Teisel semestril on siis kohustuslikud ained termodünaamika, energiajuhtimissüsteemid, materjalitehnoloogia, energia muundumiseks ja salvestamiseks ja nagu juba ka mainisin, projekt 1, kus siis saab hakata juba lahendama praktilisi ülesandeid, rakendades olemasolevaid ja omandades uusi teadmisi. Ja paralleelselt pakume siis projekti juhtimise ainet. Ja akadeemilist inglise keelt pakume tegelikult nii sügisel kui ka kevadel. Samuti on võimalik valida kas rakendustarkvara õppeaine või siis elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus, mis mõlemad on siis ka valikained. Ja 3. semestri ehk sügissemestril on siis kohustuslikke aineid 3, on tehnoloogia ettevõtlus, integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud ja projekt 2. Ja lisaks siis on võimalik võtta valikained, materjalide uurimismeetodid, aga jällegi kogemus ütleb, et kuna ained on tõepoolest väga põnevad, nii nagu ka kõikides teistes õppekavades, siis tegelikult tudengid on võtnud väga mitmeid erinevaid õppeaineid juba ja ma juba praegu näen, et siin 3. semestril nad võib-olla saavadki hakkama kohustuslike ainetega. Kuigi, nagu ma ütlesin, tasub alati võtta natuke rohkem ja õppida rohkem ja saada rohkem teadmiseid. Ja 4. semester ehk kevad on siis lõputöö tegemiseks, mis on siis jällegi peab olema kindlasti seotud mingi praktilise ülesande lahendamisega ja siinkohal, kui siis projekt 1 ja projekt 2 oli võimalik lahendada meeskonnatööna, siis lõputöö tuleb teha ikkagi igalühel individuaalselt. Nii, ja sellega ma ka lõpetan. Tänan kõiki kuulajaid. Loodan, et saite ülevaate kõigist meie õppekavadest. Panen nad korraks ka siia ette veel kord. Et rääkisime täna siis 7 õppekavast. 4 neist on esimese astme õppekavad, bakalaureuse rakenduskõrghariduse õppekavad
ja 3 magistriõppekava. Ja kutsun kõiki siis õppima ja julgelt juba täna, homme on võimalik avaldused anda ja saate varakult läbida vestlused ja need, kellel on nii-öelda eelneva hariduse diplom või tunnistus käes, need saavad juba ka vastuse varakult kätte. Nii aitäh ja ilusat õhtut!